hommikust, Rasmus. Kuidas sul läheb? Hästi. Miks sa täna kodus oled? See ma... No? Ükskord juba oksendasin. Oksendasid? Enda tuppa. Isib poolanda, jah. Ja, aga sa ei oksanud mitte täna, vaid üleeile juba. Aga sa oled veel tänaseni kodus igaks juhuks. Aga praegu sa ka hommikust sööma? Kus veel? Tere hommikust. Meil on Rasmuse ja Hannaga päev. Andren on koolis ja Hanna on juba oma esimeses unes. Ma olen üritanud nüüd hästi kuidagi mingi graafikut hoida. Meil tegelikult enne oli ka ikka üsna niisugune kella peale graafik, aga nüüd veel eriti ma üritan seda jälgida, sest see on võimaldanud Hannal kohe paremini magada, nagu väga täpne graafik, ja see on päriselt laseb mul siin maailmas midagi teha, sest muidu lihtsalt see ei ole praegu võimalik, et ma ainult olen Hanna päralt, et ma pean olema siin kõigi päralt. Aga meil on praegu hommikusöök siin pooleli. Mul hommikusöögiks väike vrapp juustu ja Itaalia salamiga head isu. Viined jah, sahtlisse tagasi. Rasmuse hommikusöögiks on müsli. Meil on siin terve hunnik mingi põletusprahti, mis ootab toimetamist, aga sest kogu selle elumuutusega on siin kõik nurgatagused paljaks tõmmatud ja sealt on tulnud igasugu asju välja, mida vaja ei ole, aga eelmises videos me käisime Ikeas ja ostsime Hannale söögitooli. Ostsime seal muid asju ka, aga see on siis Ikea Antiloop. Lapsevanemad kõik teavad seda tooli. Kõige mingi prostam tool üldse. See kandid käib eest ära ja jumalast ja see on siuke pehme. Ja Hanna istub siin hästi ilusti, see kuidagi toetab ja hoiab teda. Ja nüüd ta siis 2 korda päevas sööb siin toolis söögiajaks. Aga muidu meil on see rokkernapper siin maas, et muidu kui mul on lihtsalt vaja teda käest ära panna, siis ma panen ta ikkagi sinna, et ta niimoodi mängimiseks on see talle okei. Siis väike see tootesoovitus ka. Riimi väiksed takod. Nii head. Me muidu teeme nendest takosid ka, paneme siia igasuguseid asju vahele ja sööme takona. Aga ma kasutan seda ka näiteks leivasaia asemel, sest see on nii hea. Pesen tuttu Anna pudelid ära. Ja siis saan minna ise pessu ja riidesse panna. Ma olen juba 2 tassi kohvi joonud. See on mul nagu mingi tavapärane. Nii kui hommikul Annaga alla tuleme. Nii kohe teeme siis talle süüa, mulle süüa. Või mulle kohvi tähendab. Talle juua, mulle juua. Niimoodi. Ja siis tavaliselt mul on ka hommikusöögi järgs juba tegelikult 2 tassi kohvi joodud. Söölisti suutujaks enne. Rasmus tahab demonstreerida laeva häält. Ta on meil meister igasuguste häälte tegemisel. Ja söö rahulikult suutujaks. Milline on laeva hääl? No, milline on laeva hääl? On tõesti. Täpselt, aga sa võid Eka on ka suge, aga eka tähel on suge teistsugune. Tead, aga sa võid olla see müslilaev ja hakata nüüd müslit sööma. Kas meil kõigil see uue elukorraldusega harjumine võtab siin aega, mis on iseenesest nagu loomulik, aga nii huvitav, et ma olen hästi palju viimasel ajal ikkagi tundnud, et nüüd kui Jimmy on päriselt välja kolinud, siis ma olen mitmel korral nagu tunnen siuke, või no esimese hooga oli küll siuke tunne, et nagu hing jääb kinni. Sest nagu üks asi on kogu see siuke nagu lahutusprotsess ja suhte, nüüd paari suhte lõppemine, et see on kuidagi nagu teadlikult kuidagi üritan neid tundeid niimoodi eraldi hoida, et tegeleda nendega eraldi ja mitte panna ühte potti kokku, sest muidu seda kõik on lihtsalt liiga palju. Aga just see nagu üksi jäämine lastega ja koduga ja loomade ja kõigega, ehk siis justkui kõige heaga, aga teisest küljest ka kõikide kohustustega.
ja korraks nagu võttis hinge kinni, sest tunne oli niuke, et ma ei suuda lihtsalt kõike üksi teha ja ma ei saa ja ma ei oska. Mingid kaitserefleksi mõtted, aga seni ma pean ütlema, et kui ma sellest nendest mõtetest üle saan, siis tegelikult on lihtsalt otsast tuleb hakata vaikselt tegema ühe sammu haaval ja tegelikult on kõik nagu laabunud ja sujunud lihtsalt. Vahest tuleb improviseerida, aga eks need uued mingid harjumused peavadki tekkima. Aga lihtsalt eks sellele andis ka natukene hoogu kõikidele nendele mõtetele või tunnetele just see, et Rasmus jäi ka veel haigeks ja ta siis üleeile hakkas oksendas kõik oma toa täis, teise korruse täis. Ma loodan, et see ei nakka eile, sest tal tõusis palavik ka õhtuks, saime palaviku alla, täna hetkel ei ole tal ei palaviku ega eile ta rohkem ei oksendanud ka. Tal muidugi on see asi, ma olen enne ka täheldanud, et tema puhul iga oksendamine ei tähenda kohe mingit kõhuviirust, et kõht ei ole tal nagu mingit trikke praegu teinud rohkem või üldse nagu teinud ja oksendanud rohkem ka pole. Tal on hästi tavapärane on see, et tal tekib peavalu ja okserefleks siis, kui tal palavik tõuseb. Ehk siis üldiselt, kui tal palavik läheb kõrgeks, siis ta oksendab igal juhul olenemata, mis haigus see on. Et see on kuidagi temalik. Juba palju aastaid olen seda täheldanud. Seega ma hetkel veel vähemasti niimoodi loodan ja usun, et ehk see ei ole vähemasti kõhuviirus, mis siin levib. Lihtsalt, et Hanna ei saaks ja olen proovinud ka siin meid tube tuulutada ja teha, aga eks see mõnes mõttes on ju paratamatus, et nad on ninapidi koos. Et ma ei suuda neid nagu täielikult lahus hoida üksteisest ja kuidagi siuke kui ise öösel väga võib hästi ei maga ja siis just, et Hanna ka nagu nii tuleb öösel ärgata mõned korrad. Aga siis veel Rasmus, täna öösel oli Rasmusega väga okei, et täna öösel ta ei ärganud kordagi, aga just öö vastu eilset oli siuke keeruline. Et eilseks ma olin ikka nagu päris väsinud, aga ma pean ütlema, et täna jälle on helgem, et Rasmus on rõõmsam, täna ta nüüd sõi, täile õhtul sõi esimest korda siis 48 tunni jooksul. Ja täna hommikul ta nüüd juba võttis seal oma tavapärast hommikusööki või müslit piimaga, selles mõttes kodust hommikusööki siis. Et tavapäraselt ta küll sööb hoopis lasteaias, aga kuidagi täna on natukene nagu kergem. Erand kinnitab reeglit. Paar minutit hiljem, Hanna on üleval. Ei olnud täna hommikul 1,5 tunnist tund, aga pole hullu, siis teeme ruttu päevaplaani ümber ja kõik saab ikkagi tehtud. Tere hommikust, kullakene. Tere hommikust. Kuidas sa tudusid? Kuidas sa tudusid? Mis see on? Emme tuli kaameraga, mis see on? Nii rõõmus siin, sa pole ammu olnud siin. Jää, kas me lävele, vaata sõitu. See on nii hea, kui ma saan kellelegi soovitada turvahelli. Meil oli enne kott, see Voxi Move kott siin siis, mis oli ka hullult hea talveks, aga hästi palav. Siis nüüd juba mõnda aega me kasutame sellist turvahelli tekki, mille me saime. Kellegi käest tasuta, kes selle ära andis. Ja see on nii hea, see on ikka voodriga tekk, sellel on need turvahelli augud, sellel on see peakoht, kus saab pea sisse panna, ehk siis niukene õmmeldud siuke kolmnurgake siin. Ja see on nii hea, kui ta on soe, siis ta on keest lahti ja kui ma näiteks lähen praegu, ma panin tal üsna õhukesed selge ja praegu õuest läbi minnes ma lihtsalt voldin ta siia sisse niimoodi supsti kiiresti, viin ta autost enda uuesti lahti ja ma saan siin poest teha uuesti lahti sealt teki seest. Kas jah? Siis on sul mõnus. Tooks täna on juba tossu inimene. Vist on. Me proovime siis Selverist nüüd saada kõik vajalikku. Mul on vist vaja apteegis ka käia. Ma mõtlen praegu. Kõik läks lihtsasti ja kiiresti. Kell on 10, me oleme juba kodus tagasi. Poes saime, mis vaja oli. 50 € kulus poes. Ja ma annan Hannale söögi ära ja siis ma näitan, mis ma poest ossin. Teeme ju toiduhooli või? Hanna oli väga tubli, ta muidugi poes ühel hetkel tal nagu viskas üle seal turvahellis, aga ma andsin talle mingi krõbuski paki näpu ja selles mõttes on tore, et ta on juba nii suur, ta mängib asjadega. Ja siis ta ragistas sellega seal, kui nii poest välja minekul. No me käisime kiiresti ka, see oli siuke mõne minuti poes kõik. Ja kõik saigi korda ja nüüd sööme. Selle nädala toiduhool siis 50 €, 50 € ja 42 senti, kui nüüd väga täpne olla.
mulle ikkagi tundub, et peaaegu nagu mitte midagi ei saanud selle eest. Sõltub jällegi, et mida on joosta, aga meie selle nädala toit siis, millest puudus oli üks mahl, Andre on küsis mahla. See oli lihtsalt sootushinnaga, sellepärast võtsin üks ehk 2 piima. Meil piima läheb ikkagi, no 2-3 piima läheb umbes nädalas. Ma praegu võtsin 2. Ühe köögikoore, ühe kodujuustu, siis kohukesi, 2 paki jepikohukest ja 2 pakki. Sellel ei ole mitte mingit sisu, et miks ma just niukseid ostan. Ma ostan neid, mis on paki sees, sest ma ütlen ausalt, kuidas mulle ei meeldi poes neid ükshaaval neid kohukesi seal piiksutada ja panna neid nii, et nad siis kuskil vahele ei jääks ja nad on õrnad ja väikesed ja palju lihtsam on võtta nagu mingi pakiga. Poisid meil kohukesi ikkagi söövad. Ma ei oska öelda, kui palju nad söövad, eks ole näha, et siin meil ka päris suur kohukesi sööja, aga no igal juhul kuupäevad olid üsna pikad, nii et võiks osta küll. Siis 1 pakk porgandit. Mul 1 pakk on porgandit külmkapis, aga neid läheb meil umbes 2 pakki nädalas. Küsisin Rasmuse käest, mida tema poest tahab. Ta tellis omale spordivee. Täiesti tavaline vesi on siin sees ilma gaasita. Aga olgu, ta on haige ja saagu ta siis oma see spordivesi pärast saan äkki täita seda pudelit. 2 kurki, siis mõned banaanid. Meil ei ole nagu väga suuri banaanisööjaid, aga samas Rasmus arvas, et äkki ta banaani ka sööks, nii et ma siis ostsin. 3 õuna võtsin praegu, sest meil on 2 õuna alles veel eelmisest korrast ja seda, kuna me siin peamiselt nagu näksime niisama, vahetavahel küpsetame ka, aga jah, niisama söömiseks meile sellest 5 nädalaks piisab. Siis mungoaidud, need mu lemmik, mulle üldse iidud meeldivad, aga need mungo omad on mu lemmikud, nii et taas ma teen siis viimasel ajal seda kodujuustuga, soola, pipart, nii ja siis panen mis iganes toidu kõrvale nagu salatiks. 1 karbimune, meil on 1,5 karbimuna kapis, aga meil läheb nädalas vähemalt 2 karbimuna, 2-3 karbimuna nädalas, nii et munavärki. Siis ma endal ostsin, need on kõik samad, need on nagu norilehed, soolased norilehe snäkid. Kui sa oled suur sushi sõber, siis sulle võib-olla need meeldivad. Ma armastan neid, see on nagu mingi lemmiksnäkk. Need ei ole nagu maailma kõige odavamad. Samas need on täpselt sükse 1 portsionimaad ja ma ikkagi näksan neid küll. Ja siis ma ostsin hunniku Anna toitu, mis on kahjuks pigem üsna kallis. Anna siin räägib pastinaagi bataadipüre. Siin on 3 bataadipüreed, 3 kõrvitsapüreed. Need olid kõik praegu soodushinnaga, mis ma ostsin, nii et sellepärast varusin kohe natuke rohkem. Need on ta lemmikud, bataat ja kõrvits, absoluutsed lemmikud soolastest, üleüldse kõikidest püredest. Aga ma ostsin ka näiteks kanapüre, et nüüd ta peaks hakkama liha sööma. Ja siin on erinevad siis kalaga, kanafileega ja veise. Ja ma mõtlesin, et ma neid uusi maitseid panen siis natuke nendest ja neid tema lemmikuid segan juurde, et siis on nagu talle tuttav maitse ja võib-olla seedimisele ka hea. Ja siis võtsin, need olid ka soodushinnaga, võtsin 4 pakki neid snäkke. Ta praegu saab ka ikkagi peale püree söömist, ja ma kohe võtan see. Peale püree söömist saab 2 seda snäkki, ma annan talle nagu kätte, et ta saab ise neid süüa. Talle need hirmsasti meeldivad just eriti need porgandimad. Nii talumisi kahtasid ta ei ole kunagi söönud enne. Aga küll ta siis jõuab neid ka mekutada. Ja neid väga palju muidugi meil ei kulu, aga samas mõtlesin, et kui on hea hinnaga, siis ostan ka väikse varu ette, et tal oleks. Nii et selline siis meie nädala ostud sel nädalal. On 8, saab kohe 8 õhtul. Ma olen tegelikult ivesinud, et ma võiks juba magama minna. Aga veel ei saa. Panin Hanna just magama. Ja nüüd tulin natuke kööki veel sätutama. Tegelikult ma olen terve päev taga toimetanud või me kõik oleme. Ühel hetkel Jimmy tuli täna siia peale tööd. No ta ikka käib siin. Meil on endiselt see trepi ehitus pooleli. Ta sai sellele natukene edasi tehtud, aga see võtab ikka tükk aega. Seal on mõni, seal on veel mingid asju liistan panna värke. Neid selliseid väikseid viimaseid asju tegelikult on nagu terve nimekiri. Ma olen ülitanulik talle, nagu megatanulik, sest ma kujutan, kui ma seda kõike peaks ka siin üksinda tegema. Et ma tean, et mul isaga on siin pakkunud ennast appi ja järgmine nädal nad tulevadki veel tegema metsa. Või selles mõttes metsa tegema, et seal on puud maha võetud, need tuleb välja vedada metsast. Mu isa siis vist pidi traktoriga tulema ja Jimmy'l on vabad päevad järgmine nädal, et siis pidi tulema aitama. Ja vist Andre on ka. Aga täna siis ta tuli peale tööd, aitas siin asjatada üleval siis ehitada
Aga nüüd nad Andreniga läksid Jimmy juurde, sest nad läksid kolima asju. Ja kuigi ma ütlesin vist juba enne, et Jimmy on tegelikult ametlikult välja kolinud, ehk siis ta elab juba nagu oma kodus, siis ta ikka käib siin, noh nii palju, kui tal siis aega ja võimalust on, päris iga päev mitte, aga ikkagi praegu ilmselt pigem nagu rohkem kui võib-olla siuksel tavaajal, sest endiselt on asju, mis on vaja lõpetada ja kolida ja sortida. Aga ikkagi see kolimine ei ole ikkagi läbi, et täna nad läksid viima siis koos mingeid suuremaid asju, tal oli siin mingi paar kummutit, ma ei tea, suur telekas, mingid siuksed asjad, milleks oli vaja, mida ta ei saanud üksi teha, et Andren siis sai täna õhtul teda aidata. Ja ta lihtsalt oma autoga viib lihtsalt mingi, ma vaatasin praegu, et koridori kapp on ka veel asju täis, enamus asju on tal ära viidud. Aga ikka me mingeid kohti, mida me ei ole ammu vaadanud, siis jälle avastame, vaatame, see, et kas sa tahad seda või teist. Ja ta siin sortis kõrvalooneid asju, see kõik on nii palju aega võtnud. Aga meie mõte oli algusest peale siis see, et me ei tee mingit siukest kiirkolimist, et ma ei tea, 2 nädalaga või mitte 2 nädalaga, vaid 2 päevaga kõik umbes võtta kõik oma asjad astu välja, et siukest asja me ei tahtnud. Me tahtsime, et kõik oleks hästi nagu kuidagi lihtne ja rahulik ja loomulik ja ei jääks kedagi liiga stressi. Ja samas siis ta saab oma uues kodus ka selle järjest asju ära panna, vaadata, mis tal on vaja ja et seal ka nagu niimoodi kasvaks koduks ja minu arust see ongi väga tore. Ja ma tean, et siin on veel mõned lasteasjad, mis tema koju lähevad ühel hetkel, et seal ka lastel oleks mõnus. Aga nad tulevad veel täna siia tagasi, sest nad pidid veel õhtul vist natukene asjatama, natuke kõrvaloones Andreniga ja vist tuld tegema või lõket tegema veel täna õhtul. Ja ma tegin kooki. Näitangi sulle, mis kooki ma tegin. Minu vennanaine imeline Piret siis õpetas mulle, või viimati käis külas ja tegi meile siukest. See on mega lihtne, see on kohupiima kirsikook. Ma vist tegin murelitega. Kohupiima kirsikook, plaadikook ja see on üli kerge. Selle ettevalmistamine võtab, ma ei tea, 15 minutit maksimaalselt ja ahjus on ta 25 minutit. Nii kui sa tahaksid, et ma õpetaksin sulle sellist kooki, millega kõik saavad hakkama, mis on nagu tõsiselt, ma olen see ülilihtsate retseptide inimene ja see on väga maitsev. Et siis anna teada, ma siis teen järgmine kord äkki selle millaski videosse ka retseptiks. Tere hommikust! Sinu jaoks on tegelikult ülejärgmine päev, ülejärgmine hommik. Eile ma ei filminud midagi. Tegi väga põrutavat ei ole siin juhtunud, aga siiski. Mul on mingid kaubanduslikke teadandeid, sest ma hakkasin mõtlema, et tegelikult natuke mul on kahju, et ma eile ei võtnud kaamerat kaasa. Ma käisin eile korraks Annaga Kärdlas. Jimil oli korraks abi vaja, siis me läksime korraks Kärdlasse. Ja kuna õht oli juba käes küll, aga kuna minu lemmikmööblipood oli täpselt veel avatud, Isabella mööbel, siis ma korraks põikasin sinna sisse, et lihtsalt vaadata, kas neil on uusi asju ja mis asju neil on ja jumal, kui ilusaid asju seal on nagu tõeliselt. Esiteks minu arust seal on nii hea valik asju koha peal, väga mõistlik hindadega. Läbi nende ma tean saab tellida ka erinevatest poodidest ja ladudest asjadest nagu kohe suure valikuga asju. Aga ka koha peal kohe ostmiseks nad võtavad sisse nii head kaupa ja väga hea hinnaga, just et oleks nagu hea ja mugav kohe osta, kes siin meid suvitavad ja kellel on suviled või kes loomulikult ka püsivalt elavad. Ja isegi kui sa tuled nagu mingiks, lihtsalt nagu Hiiumaale külla puhkama, koolivaheaeg ju ka nüüd hakkab just, siis ma mõtlesin, et ma annan sulle 3 soovitust, kus kindlasti käia. Mina lihtsalt olen, te kõik teate, elupõline shoppaja, ma olen see asjade inimene, mulle alati meeldib, ükskõik kus ma käin, ma alati käin ikkagi poodlemas ka. Isegi kui ma midagi ei osta, selle peale nüüd naerame, onju. Aga ikkagi, kui ma lähen kuskile võõrasse linna või nii, mulle õudselt meeldib käia kohalikes poodides, et vaadata, mis kaup on. Tegelikult mina olen hästi suur ka toidusuppaja, et mulle ka täitsa tavapäraseid asju, ma lähengi ostan mingeid, kui ma olen mõnes sellises linnas või mõnes teises riigis näiteks, siis mulle meeldib, kui vähegi on võimalus, näiteks kui ma autoga olen, siis ma käingi tavaliselt ostmas mingit täitsa tavapärast toidukraami hoopis kohalikus poes, midagi, mis oleks nagu teistmoodi kui meil. Mis isegi kui need on mingid täitsa tavalised asjad, mingid igapäevaselt kasutatavad asjad, siis mulle meeldib väike vaheldus, mulle meeldib midagi nagu uut proovida ja uudistada, mis maailmas on. Aga sellepärast ma olen ikka poodide inimene. Aga ja ühesõnaga, eile ma käisin siis seal Isabella mööblis ja neil on kõik suvekraam hetkel -20%. Ma muidu alguses mõtlesin, et ma teen ühel hetkel mingi ilusa video, võib-olla võtan kaamera sinna kaasa, näitan, mis ma ostsin.
ma saan aru, et isegi kui ma seda kohe siia videosse ei pane, siis on need asjad sealt läinud ja ma ei tea, kui kaua see soodustus neil on, ma ei küsinud seda. Aga kuna sa näed seda videot juba homme, siis kui sa oled kohalik inimene, siis sa saad igal juhul minna nüüd lähipäevil ja see soodustus hetkel veel käib. Seal oli nii ilusaid asju, aga ma pean ütlema, et ma nägin ükspäev nende story'st vägevaid asju ja tegelikult on sealt juba päris palju asju ära ostetud, nii et tõesti, neil ei ole nagu liiga suurt kaubakogust. Neil on palju erinevaid asju, aga igat asja ei ole nagu hiigelkogus, nii et kui sa tahad midagi ilusat ja värsket oma koju või lihtsalt uudistada, siis ma ülisoovitan minna. Aga mina muidugi, ma käisin eile tegelikult vaatamas, et kas üles korrusele ma leian midagi või et mis seal üldse on. Natuke inspiratsiooni saamas, sest et ühel hetkel saab ülemine korrus ikkagi valmis, see avatud ala ja ma tahan sinna viia siit alt väikse diivani lounge'ist, võin kohe näidata ka. Olengi siin just kattete ja asjade pesemise mingis selles rattas praegu. Aga ma tahaks, et mul on sinna võib-olla midagi veel vaja, et ma käisingi vaatamas, kas seal on mingid lauakest või väikest kapikest või midagi, et teha sinna üles ka niuke mõnus olemise nurk. Aga kõik teavad, et mul on mingi hull nõude fetiš, nii et kaamera läheb vahepeal pimedaks. Ja ma ostsin sealt siis mõned nõud, sest meie peres nüüd jäi, kuidagi märtsis ma nagunii viskasin nõusid ära, või ei visanud, viisin kõik taaskasutuspoodi, et tegin siin mingid värskenduskuuri, aga siis järsku oli meil vaja 2 kodu sisustada. Ja siis jäi mingid asju täitsa väheseks ja nüüd ongi jälle põhjust juurde osta. Aga ühesõnaga, Isabella mööbel on üks pood, kuhu ma kindlalt soovitan sul minna, isegi kui sa nüüd lähiajal sinna ei saatu, millel iganes sa tuled suvel näiteks Hiiumaale, siis kindlasti Kärdlas Isabella mööbel. Siis teine pood, kus ma ka leidsin, tegelikult juba mõndaga tagasi, aga ma ikkagi näitan, mida ma ostsin, siis sa saad lihtsalt aimu, kui ägedaid asju seal on. Mulle meeldib tavalistest poodidest või väikestest poodidest Hiiumaal kõige rohkem Suuremõisa Coop. Suuremõisa Coop jääb sulle tee peale, kui sa tuled Hiiumaale, igal juhul olenemata, kas sa sõidad siis Kärdla poole või Käine poole. Suuremõisa asub täpselt siis, kui sa sadamast tuled, siis täpselt seal teelahkmel, kuhu iganes poole saarel sa siis lähed, kas nagu lõuna või põhja poole. Ja seal on pisike Coop, nagu tõeliselt väike ja seal on nii ägedaid asju ja ma ei olnud seal ammu käinud ja nüüd ma olen selle peale mitu korda käinud viimasel ajal. See tegelikult minu jaoks ei ole vahet, kas ma sõidan Suuremõisa poodi või Kärdlasse poodi, kuidagi alati nagu automaatselt ikka lähed Kärdlasse, aga tegelikult ma võin oma piima ja saia järgi nagu ja muna järgi seal Suuremõisas ka käia. Ja nüüd ma olengi paar korda käinud ja seal on lihtsalt, see on pisike ja seal on alati ägedaid asju. Seal on alati mingid väga ägedaid leide, mingid koduleide, ma ei tea, nõusid, mingid lastemängu asju, suve, mingid kaupa oli seal juba igasuguseid selliseid põnevaid asju väga soodsat hindadega. Nii et ma igal juhul soovitan vaadata, see on imehea koht, kus nagunii, ma ei tea, jätt saarata ja siis lihtsalt ringi uudistada, sest ma tean, et paljud linnainimesed väga otsivad neid siukseid armsaid kullaaugupoode, kust midagi armsat ja ägedat leida. Ja siis kolmas pood, mida ma julgen soovitada, on see sama Kärdla kaubamaja või Hiiumaa kaubamaja. Ma nüüd teangi vastuse võlgu. Ühesõnaga Kärdla keskväljakul siis suur kaubamaja. Linnainimene näerab, kui ma ütlen suur, aga Hiiumaa inimene saab aru, mida ma mõtlen. Nendel on ka väga ägedat kraami. Ma olen sealt ka ostnud mitmeid asju, ma ei tea, kas mäletad, ma kunagi näitasin, ma ostsin sealt näiteks nüüd ümmargused padjad, nagu pallpadjad. Ja tegelikult siukest igasugu mingid, põhimõtteliselt kui ma siin majas ringi vaatan, siis ma juba leian päris mitmeid asju. Ja minu arust neil on hästi äge kaubavalik. Seal on ka reaalselt nagu kõike, mida sul võiks vaja minna siin Hiiumaal viibimise ajaks. Ja neil on head hinnad, aga mis mulle meeldib, on see, et minu arust seal on väga suur nagu upgrade toimunud või siuke edasiminek. Lihtsalt kui ma aastaid tagasi seal käisin, ma väga vabandan, kui ma kellelegi liiga teen, aga minu nagu arvamus või tunnetus, kui ma käisin aastaid tagasi seal, siis kui ma veel Hiiumaal ei elanud, käisin ikkagi siin isal külas ja lihtsalt puhkamas Hiiumaal, siis me ikka käisime, nagu ma ütlen, alati kui me lähme seal, käime poodides ka, käisin ikka seal kaubamajas ja ma mäletan vanast ajast, et seal oli ikkagi siuke mingi odav kraam, niuke nagu igal pool on siuke mingi Hiina niuke pläust, on ju. Ei olnud sellel väga tegu ega nägu, hinnad olid soodsad, aga minu arust ei olnud seal tegelikult nagu midagi siukest ei olnud, mida oleks tahtnud osta. Aga nüüd, kui ma olen Hiiumaal elanud see periood, eks nüüd juba paar aastat, ma ei tea, mis seal on muutunud, kes seda kaubavalikut nüüd sinna tellib, aga seal on tõeliselt ägedad nagu kvaliteetsed brändid, hea valik, väga maitsekad asjad.
väga head soodustused, et seal on tagaruum ka üks siuke leiunurk, et kui lähed, siis kindlasti vaata, otsi leiunurga silti, et sealt peab nagu ruumist välja minema teise ruumi ja siis seal on ka väga ägedat, väga soodsat hindadega kraami, mis on siis ilmselt eelmise hooaja või viimased tooted ja nii edasi. Ühesõnaga, nii palju shoppingu juttu, aga ma saan sulle näidata praegu, mida ma siis sealt Isabellast eile ostsin ja mida ma siis mingi aeg tagasi sealt Suurema Isa väiksest koopist leidsin. Eile Isabellas, seal on siis päris palju sükest mereteemalist ja rannasaare teemalist suvekraami. Ja isver, kui mõnusad tassid, need on suured, siin on suur kohvi sees ja piim ka veel. Hästi sellised pigem nagu madalad ja suure läbimõõduga, onju. Ja ma ostsin 3 tassi ja mis mulle eriti meeldis tasside puhul oli, tegelikult seal oli erinevaid, igasuguseid erinevaid neid mustreid. Mina lihtsalt valisin neid 3 erinevat. Ja mis mulle meeldis oli see, et palju nagu merekraami ei ole siuksed, noh, et on nagu ainult vihjatud värvitonaalsuselt ja stiililt sellisele, nagu me ütleme, et meie kodu on see paadikuuri touchiga, et siis täpselt meile siia sobib. Ja ostsin siis sellised ka kõik siis sama sarja tassidega, seal oli igasuguseid erinevaid. Mida mis sealt Suuremõisa poest ostsin? Suuremõisa poest, seal oli ka, neid oli ka igasuguseid erinevaid. Aga ma ostsin sealt siis, no juba mõnda aega tagasi, aga seal on sama asi, et iga tassi on nagu mingi hästi vähe, 1-2 asja, aga see valik nagu seal erinevaid asju on nagu täitsa posu ja need on alati väga nunnud asjad, nii tõenäoliselt, või noh, jah, suure tõenäosusega sa ilmselt neid samu asju sealt ei saa, aga saad midagi samaväärselt ägedat, sellepärast asub sinna tihti vaadata, et seal kaup vahetub. See on siis selline, mina ei teagi, mis see siin peal on. Materjal, mingi pestav materjal. Ja muidu see on puidust, et see on puit selline jalaga. Meil neid igasuguseid jalaga siukseid asju on läbi aja niimoodi kogunenud. Et need on küll sellised asjad, mis üldiselt on meie majas nagu igavesed, noh palju aastaid, et ühte siukest asja siis nagu on nii-öelda kasutusel nagu palju aastaid. Et need ei ole siuke kiiresti vahelduv kraam ja 2 kaussi ka ja ma just mõtlesin, et siin suviseks, kevad-suviseks perioodiks nii nunnu, et serveerida midagi, kui vaja on, või siis ka lihtsalt, et mulle meeldib, et mul on ikkagi köögilaua peal mingi siuke mõnusad asjad laual. Seal olid 2-suguseid, need ma siis ostsin ära, need mingid lillemotiiviga. Aga ma tean, et seal oli ka kollase rohelise tonaalsusega mingi sidrunitega, siuke nagu Itaalia vaibiga siuksed nõud jäid minust veel sinna maha. Ma täna muidugi enam ei tea, kas need seal on, aga väga nunnud minu arust. Ja mina hakkan nüüd hommikusöögiks sööma seda kooki, mis ma teile näitasin, mis ma üleeile õhtul tegin. Ma olen siiamaani alles. Ma juba osa saatsin Jimmile tööle, ma tegin seda terve ahjuplaaditäie, nii et kõik meie peres on siin seda söönud mitu päeva. Siis ma osa saatsingi Jimmi töökaaslastele. Ja tegelikult on siis paar tükki veel külmkapis hetkel alles, aga see on väga maitsev, et täna ka veel on hea. Et kui sa soovid sellise väga mõnusa koogi retsepti, siis ma võin ühe video teha küll ühest kergest. Minu päevaplaan on nüüd igal juhul see video ära lõigata, sest sa tahad seda homme juba näha. Ja siis ma peangi hakkama siin kodus nüüd korda looma. Mul seda siukest sortimist ja koristamist ja sättimist ja asjade ümber tõstmist on kohe nagu palju. Aga samas mõnes mõttes on hea, sest kevad on käes ja tegelikult siuke suur puhastus, et ma proovingi teha hästi korralikult. Teha niisugused asjad ka ära, mida tavaliselt ei tee, mida siis jooksvalt ei tee, mis ongi siuksed kevad suurpuhastuse osad, et saaksin veidi värskust, sest ma tean, et mul ei ole selleks nagu liiga tihti aega, et ikkagi siuke kord aastas ma teen sellist süvapuhastust, et teengi siis väikse ampsu kaupa siin Hanna kõrvalt. Aga sinuga me näeme juba siis, kui me näeme. Loodetavasti siis äkki järgmisel nädalal.